Tere jälle! Täna me jõuame koduste teemadeni ja räägime lõpuks ometi Eestist. Ja me räägime sellisest mõnusast ja kodusest asjast nagu sõda. Me räägime ajast Eesti ajaloos, kus Eestit laastasid nii hullud sõjad, et esmalt suri pool Eesti elanikkonda maha, siis hakkasid kõik kiiresti paljunema ja rahvaarv taastus, ja siis kõigest 100 aastat hiljem suri jälle pool Eesti elanikkonda maha. Ühesõnaga, siuke eriti tore teema. Me räägime suurest sõdade perioodist Eestis, mis kestis vaheaegadega 16. sajandi keskpaigast 18. sajandi alguseni. Esmalt tuleb siin väikene meeldetuletus sellest, mida me oleme Eesti ajaloo kohta varem õppinud. Seejärel käime lühidalt läbi Liivi sõja ja Poola-Rootsi sõjad, siis räägime sellest, mida Rootsi aeg endast kujutab, seejärel tuleb jälle sõda ehk Põhjasõda ja siis teeme väikese kokkuvõtte või tagasivaate, et mis selle sõdade perioodi tagajärjed olid ning mille poolest see kõik oluline on. Nagu ma selle 8. klassi kursuse esimeses videos rääkisin, siis Eesti ajalugu ei periodiseerita samamoodi nagu Euroopa ajalugu, vaid meil lõpeb keskaeg aastal 1558 või aastal 1561, põhimõtteliselt maitse asi kummal aastal. Järgnevalt on Eesti erinevate võõraste võimude all. Põhja-Eestis on Rootsi, Lõuna-Eestis Poola ja Saaremaal Taani võim, aga mingist hetkest siis on kogu Eestis Rootsi võim. Ja seda siis kuni 1710. aastani, mil kogu Eestis algab tsaariaeg ehk Vene aeg. Eelmisest õppeaastast peaksite mäletama seda, et keskajal ei olnud Eestit üldse olemas, vaid tänapäeva Eesti oli osa sellisest imelikust maast nagu Liivimaa või Vana-Liivimaa, mis hõlmas nii tänapäeva Eestit kui Lätit. Ja samas see Liivimaa ei olnud ühtne riik, vaid seal oli mitu erinevat riigikest. Saksa orduvaldused, Riia peapiiskopkond, Tartu piiskopkond, Saare lääne piiskopkond, Kuramaa piiskopkond. Ja need väikesed riigid olid vahepeal enam-vähem sõbrad ja kaitsesid Liivimaad ühiselt naaberriikide vastu, aga kohati nad ka sõdisid üksteisega. Aga igal juhul need riigikesed olid kõik üsna väikesed ja nõrgad, aga samal ajal nende naabruses kujunesid keskaja lõpus mitmed suured riigid. Moskva suurvürstiriik, Rootsi kuningriik, Taani kuningriik ja Poola kuningriik. Ja kuna Liivimaa kaubalinnad olid väga jõukad ja olulise kaubade ääres, siis kõigil oli umbes, et ega see nüüd liiga ei teeks, kui see maa meile kuuluks. Ja 1558. aastal tungis Moskva suurvürstiriik Liivimaale kallale ja puhkes Liivi sõda. Liivimaa riigikesed said armetult peksa, aga selle asemel, et kohe Moskvale alistuda, siis need riigikesed andsid end vabatahtlikult erinevate võõraste riikide võimu alla. Ja niimoodi läksid siis Tallinn ja Põhja-Eesti Rootsi kuninga võimu alla ja samamoodi siis Lõuna-Eesti andis end Poola kaitse alla ja Saare lääne piiskopkond läks Taanile. Ja sellega muidugi Moskva ja Liivimaa vahelisest sõjast sai kõikide Läänemere ümbruse riikide vaheline sõda. Ja see kõik oli väga segane, enam-vähem kõik sõdisid kõigiga, aga lõpuks hakkasid Poola ja Rootsi ühiselt Venemaale vastu ja surusid Vene väed Liivimaalt välja ning 1583. aastaga lõpeb Liivi sõda. Nii, nüüd oli see olukord, et Lõuna-Eesti kuulus Poolale ja Põhja-Eesti Rootsile. Aga esialgu kõigile sobis see, sest Rootsi ja Poola kuningas oli juhtumisi sama inimene, Sigismund. Ma ei hakka seda praegu seletama, miks see nii oli, aga igal juhul riigid jäid eraldi seisvateks, aga lihtsalt Rootsi kuninga poeg valiti ühtlasi Poola kuningaks. Aga siis rootslastele ikka ei meeldinud, et nad peavad poolakatega kuningat jagama ja siis nad valisid Sigismundi onu Karli endale kuningaks. Ja siis Sigismund, kes jäi Poolasse, sai tigedaks ja Poola ja Rootsi sõdisid omavahel järgmised 30 aastat edasi-tagasi ja see asi lõppes sellega, et Rootsi võitis ja kogu Eesti mandriosa läks Rootsi kätte. Ehk siis see Poola aeg, mis Lõuna-Eestis oli, lõppes 1629. aastal. Ühtlasi algas sellega siis Rootsi aeg Lõuna-Eestis. Põhja-Eestis oli Rootsi aeg alanud juba 1561. aastal. Nii, ja nüüd tuleb jälle üks tüütus. Kui Rootsi oli endale saanud kogu Eesti territooriumi ja Põhja-Läti, siis see ala jagati 2 kubermanguks. Eestimaa kubermang ja Liivimaa kubermang. Aga siis samas on sellised mõisted nagu Eesti ja Liivimaa ja need võivad nende Eestimaa kubermangu ja Liivimaa kubermanguga sassi minna. Liivimaad või vana Liivimaad enam 17. sajandil ei olnud. Sellega oli kööga, kaputt, finito, eks ole. Aga Eestit tänapäevas mõttes polnud ka veel tekkinud. Ehk siis 1629. aastast kuni 1917. aastani ehk peaaegu 300 aastat on Eesti jagatud 2. Eestimaa kubermanguks, mis on Põhja-Eestis ja mille pealinn on Tallinn, ning Liivimaa kubermanguks, mis on Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti ja mille pealinn on Riia. Ühesõnaga veel puust ja punaseks, Eesti on see ala, vana Liivimaa on selline ala, Eestimaa kubermang on selline ala ja Liivimaa kubermang on selline ala. Ja lisaks, et asi oleks veel keerulisem, siis Saaremaa oli veel täiesti eraldi. 1645. aastani oli Saaremaa Taani võimu all, alles pärast seda läks Saaremaa siis Rootsi võimu all. Ühesõnaga 17. sajandi keskpaigaks oli nüüd kogu Eesti lõpuks Rootsi võimu all. Rootsi oli üldse sel ajal väga suur ja võimas riik. Rootsi võimu alla kuulusid sel ajal lisaks Rootsile endale ka Soome, osa tänapäeva Venemaast, Eesti, Põhja-Läti ning alad Põhja-Saksamaal.
Aga loomulikult kõik naaberriigid olid selle peale umbes, et kuradi rootslased, miks neil nii suur riik on? Ja siis 1700. aastal tungisid Poola, Taani ja Venemaa Rootsile kallale ja puhkes põhjasõda. Esialgu olid rootslased nii kõvad tegijad, et võitlesid üksi 3 või tegelikult isegi veel rohkema riigi vastu täiesti edukalt, aga lõpuks jäädi Venemaale siiski alla. Ja 1710. aastaks oli kogu Eesti Venemaa käes ja Eestis algas tsaariaeg või Vene aeg, mis kestis aastani 1918. Nii, aga mida see pikk sõdade periood endaga kaasa tõi? Esiteks sõjas üldiselt saavad inimesed surma, eks ole. Ja nende sõdade tõttu sai ikka päris palju inimesi surma. Otseses sõjategevuses ei surnudki nii palju inimesi, aga sõjaga käisid kaasas haigusepideemiad ja näljahädad, tavaliselt inimesed surid pigem nendesse. Aga kui palju inimesi siis surma sai? Aastal 1200 oli Eesti rahvaarv olnud umbes 150 000 või nii. See on teadlaste natuke umbes oletus, me ei tea täpselt, eks ole. Keskaja jooksul vaikselt kasvas ja Liivi sõja alguseks 1558. aastal võis see olla kuskil 300 000. Poola-Rootsi sõdade lõpuks 1629. aastal oli rahvaarv jälle kuskil umbes 150 000 ringis. Ehk siis nende sõdadega oli pool rahvastikust lihtsalt läinud. Kui vahepeal oli Rootsi aeg ja pikem rahuperiood, siis hakkas rahvaarv kiiresti kasvama ja jõudis aastaks 1695 tõenäoliselt umbes 400 000-ni. Aga siis tulid esmalt väga halbade ilmastikoludega aastad, mis põhjustasid niinimetatud suure nälja aastatel 1695 kuni 1697. Siis tuli Põhjasõda aastatel 1700 kuni 1710 ja siis veel Põhjasõja lõpus aastani 1712 üks suur katkuhäda. Ja sellega suri jälle pool rahvastikust või rohkem veel ära, jälle olime tagasi 150 000 või 200 000 juures. Ja jälle tulid ellu jäänud eestlased metsadest peidust välja ja hakkasid lihtsalt paljunema ja nii umbes aastaks 1800 oli eestlasi juba 500 000 ja aastaks 1900 juba 1 000 000. Ja nende katkude ja näljahädade kohta on hästi öelnud Ott Sepp, nii et ma annaksin siin lõpus sõna talle. Sõjakatk ja nälg ja mitusada 000 korjust nälja vahel katk ja katku vahel nälg ja vahete vahel nälga ette valmistav nälg. Nii, aga kuidas see pikk sõdade periood veel Eestit mõjutas, lisaks tohututele rahvastiku kaotustele? Esiteks, sõdade tulemusel kinnistusid baltisaksa aadlike privileegid. Nagu me järgmises videos räägime, siis valitsejad, kes tahtsid Eestit endale saada, pidid aadlikele meelehead tegema, et saada nende toetus. Näiteks Põhjasõjas olid aadlikud nõus andma Eestimaa ja Liivimaa Venemaa alla, sest Peeter Suur andis neile ulatuslikud privileegid. See esimene punkt aitas kaasa ka teisele punktile. Teine punkt on see, et nende sõdade käigus talupojad tehti lõplikult sunnismaiseks, ehk nad ei tohtinud oma kodukohast mõisliku laata lahkuda. Ja sellega kaasnes ka üldine talupoegade olukorra halvenemine. Nendele sõdadele järgnev sajand ehk 18. sajand, mis oli Euroopas suur valgustusajastu, oli Eestis vähemalt eestlastest talupoegade jaoks kõige masendavam ja pimedam ajastu. Kolmandaks, Põhjasõja tulemusel sattus terve Eesti esimest korda ajaloos Vene võimu alla ja seda tervelt 200 aastaks. Paraku kaasnes sellega ka mõnede venelaste ekslik arvamus, et Eesti on ajalooliselt Venemaa osa. Sellega unustatakse täiesti ära, et enne Vene vallutust oli Eesti olnud palju kauem Euroopa osa, kas siis Rootsi või Poola võimu all või siis ka keskajal Liivimaana. Neljandaks, aga nendes sõdades oli ka midagi head. Kuna võõrad riigid võitlesid pidevalt Eesti ala eest omavahel, siis ei rootslastele ega venelastele ei õnnestunud Eestit ja laiemalt Baltikumi täielikult oma riigiga liita. Neil ei õnnestunud Eestit ei rootsistada ega venestada. Mõlema võimu ajal oli Eesti alal või laiemalt Balti provintsidel eristaatus. Ja see tegelikult säilitas tuleviku jaoks selle võimaluse, et eestlastest sai kujuneda omaette rahvas, mitte me ei sulanud suuremate rahvaste hulka. Ja nüüd siia lõppu teeme kokkuvõtte sellest, mida me täna õppisime. Esiteks, ajavahemikus 16. sajandi keskpaigast 18. sajandi alguseni oli Eestis pikk sõdade periood, mis algas Liivi sõjaga 1558. aastal ja lõppes 1710. aastal Põhjasõja lõpuga. Teiseks, sõdade käigus võitlesid Põhja-Euroopa suurriigid nagu Rootsi, Taani, Poola ja Venemaa keskaegse Liivimaa jäänuste pärast. Kolmandaks, Eesti ala jagunes 17. sajandist alates 2 kubermanguks. Eestimaa kubermang ehk Põhja-Eesti pealinnaga Tallinnas ning Liivimaa kubermang ehk Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti pealinnaga Riias. Neljandaks, sõdade tulemusel oli Eesti esmalt 17. sajandil Rootsi võimu all, aga 1710. aastast läks Eesti Vene tsaaride võimu alla. Viiendaks, nende varausaegsete sõdade tõttu hävis 2 korral pool Eesti rahvastikust. Kuuendaks, lisaks rahvastiku kadudele kaasnes nende sõdadega ka baltisaksa aadlike privileegide kinnistumine, talupoegade olukorra halvenemine, aga ka Eesti või Baltikumi piirkonna eripärade säilimine. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!